ravimiga, mis on siis keelatud. Mul on siin nagu mitu küsimust, et number 1, et kes teeb dopingukontrolle Breachi võistlustele? Siin on The Aesthetic Project. Nii, ja nende tuttavate häältega alustame tänast podcasti, et mis on see tänase podcasti teema, mis on meid toonud kokku siis üle 2 kuu siia podcasti stuudiosse? Hea kokkusattumus on muidu, et number 13, et siuke saatanlik number, et räägime ka üsna halbadest asjadest ja sellest, kuidas võib-olla siin inimesed natuke minu arust üle pingutavad selle kõige teemaga, et suht siuksest väiksest ja mitte väiksest, tegelikult see on nagu suur asi, aga minu arust tahaks nagu natuke rääkida enda arvamust võib-olla sellest kõigest, et lihtsalt mis ma loen on nagu minu arust suht ajuvaba suuremas osas. Et kõik teavad juba, mis toimus, et ilgelt suur dopinguskandaal suusatamises, mis on veel eriti hell teema eestlastele. Jah, et selline 2000 alguses ikka Eesti selline tugev number 1 spordiala ja au ja kuulsus tuli kõik suusatamisel Eestist. Ja mille pealt ta siis tuli, eks nüüd on kõik need haavad rebitakse lahti ja eks siis halb maik on kõigil suus. Aga enne kui me võib-olla pea ees sinna suusatamise maailma siis hüppame, siis on meil teile selline huvitav artikkel ka, kus siis suusatamine ei ole ainuke, kus siis viimasel ajal on dopinguga inimesed vahele jäänud. Et on selline tore kardimäng nagu Breach. Tead, mis asi Breach on või? Ma ka eriti ei tea, aga ühesõnaga see vist on mingi kardimäng, mida harrastatakse pigem vanemate inimeste seas ja ühesõnaga seal siis mingisugune top atleet jäi kardimängus siis pärast dopingu kontrollis vahele siis testosterooni ja siis mingisuguse naiste viljakuse ravimiga, mis on siis keelatud. Mul on siin nagu mitu küsimust, et number 1, et kes teeb dopingukontrolle Breachi võistlustele? Et kas see oli see oli nagu mingi maailma kõige suurim Breachi võistlus või nagu mis käis sellega? Lähed kuttidega, reede õhtul lähed pokkerit mängima ja siis pärast siis lähed, mäng on läbi ja mõtled, tellid takso ära ja kurat antidoping on vaja. Sõber on topsi ukse peal. Oota, aga mida ta võttis siis seal Breachi mänge? Testot ja siis vist jah, mingisugune naiste viljakuse mingit ravimit, kusjuures ta ise on meesterahvas, et ma nüüd ei oska öelda, mis nagu... Et ta on meesterahvas, kes võitis testot ja female fertility dragi või? See on nagu see, et see paradoksaalne selline kombo. Aga see vaata niimoodi, et see nagu üks nagu enhance'ib, teine see tõmbab alla, siis tekib küsimus nagu, see nagu balansseeritud nagu keelatud ainete tarbimine, siis see nagu, kas see nagu huvitav, fertility drag, et nagu ma ei teagi, oota, ilmselt on ju mingi viljakusravi, vaata. Et mul on nii palju küsimusi, ma isegi ei hammusta lahti hetkel seda, mis seal taga võis olla, et ilmselt ma arvan, et Breachiga see seotud ei olnud, ma arvan, loodan. Jah, hale naljakas. Aga ei, suht hea kuur tundub, peaks ka proovima. Fertility ja testo koos. Et Asko on vist selle peal päris pikalt juba olnud. Aga võib-olla liigume suusatamise juurde tagasi, et ühesõnaga on 2, kas Eestist oli keegi 3 ka veel või? Ei olnud. Mingi vene nimega vend oli, see oli keegi teine või? See oli Poltaranin, ta oli Kasahstani siis mingisugune tippsuusataja, kelle treener minu arust oli Andrus Veerpalu. Kasahstanis ei ole ju minevikus üldse dopinguskandaalne olnud, et see on suht puhas riik. On. Kui ma mõtlen nagu puhta riigi peale, siis Kasahstan üldiselt on esimene, mis mulle näed ja pähe tuleb. Mõtlen, kõik need Olympic lifterid on ka minu arust alati puhtalt pääsenud. Ja. Puhtad olnud. Ei, no kui süsteemis ei ole midagi, siis tegelikult see, mis ma olen ka nagu kuulnud, et väga palju on nagu nii-öelda kultuurset mõju, sest et riigid, kes on tegelikult juba sealt Nõukogude Liidust või üldse selle mentaliteediga olnud, et tegelikult päris paljud sellised ma ei tea,
kuidas neid Lähis-Ida riigid või? Vist küll, jah. Vist, ma ei tea, kaarti pole ees praegu, aga suht palju, et sellist mentaliteeti on seal rohkem, et vist see on nagu selline kultuurne küsimus üldse, et noh, võtame riigid Venemaa, on ju, see Kasahhid, siis kus on, minu arust alati on mingi case on nende vendadega, kes on siuksed veits see on natuke see, et nagu noh, võtame näiteks Kasahstani või siis no üldse need kõik mingid omaanid ja whatever, et nagu... neil on nagu see, et nagu palju neil kaotada on, kui nad vahele jäävad. Ongi, seal on, ma arvan, et see on siuke teema, et neil on nagunii nagu, see on juba normaalsus, vaata, et nad ei teegi keegi puhtalt. On minust nagu palju, kui ma ütlen seda, ma arvan, et see on nii kultuuris seal sees, et tihtipeale paljud isegi ei mõtle puhtalt teha, vaid tähtis on tulemus, mitte siis see, kuidas jõuad sinna. Aga mis tulemused üldse nendel Eesti poistel olid, kes siis tegid seda? Et ma nägin kuskil mingit meemi, et kui sul oli sitt päev, et siis tea, et kuskil on vend, kes jäi eelviimaseks ja tegi kemmi. Jah, see oli Tammjärve kohta, või oli see Veerpalu? See oli Veerpalu kohta vist. Aga võtsime siia ette ühe siis artikli, kus on siis Karel Tammjärve tulemused välja toodud, et aastal 2016 suvel siis ta nagu alustas väidetavalt selle veredopingu kasutamist ja siis no siin kui vaadata neid tulemusi, siis no ütleme ennem dopingu panemist jäid need kohad sinna 50, 40, 60 sinna kanti ja siis nüüd pärast panekut vot see ongi vist see MK-etapp seal Davosis 13. koht, see on vist nüüd see karjääri nii-öelda parim nagu hetk. Aga 36, no ikkagi parandas ikkagi 20-30 kohta vist või? No vaata, treeneril olid pisarad silmas seal, kuna ma üldiselt usun, et tema ei teadnud seda eest, seda oli näost näha, et see vend oli ikka nii eksinud, vaata, et ta ei saanud nagu, ma arvan, et temale tuli ikkagi üllatusena. Et vaata, kui sa oled treener, siis tegelikult kui su atleet hakkab nagu meeletult häid tulemusi tegema, siis sa ju, kui sul on vähegi sellist kriitilist mõtlemist, siis sa ju saad aru, et okei, et see, et tema nüüd teeb nii hästi, ei ole see, et tal on nüüd mingi kasvuperiood veel mingi 22-sena või mingi, et lihtsalt lambist hakkab kiiremini sõitma, kui sa oled nagu kulturismitreener, et et kurat, ma olen nii hea treener, et mu õpilane võttis 10 kilo aastaga juurde, vaata, et siis sa pead ise ka kriitiliselt mõtlema, vaata, kui siin on nagu need kohad jäävad ikkagi kuskile 20 juurde, siis sa nagu ei hakka ka mõtlema, et oi, et seal võib midagi muud taga olla, vaata, et võib-olla oleks kuskil esiviisikus hüpanud, siis juba mõtled, okei, et kuidas ta nii siis kiiresti arenes. Siis siin vist nagu väike edasisamm nagu oli, aga ta ikkagi, ta oli seal ikka kuskil seal vahepeal nagu kulges ja minu arust kuskilt käis läbi ka, et siis Anti Saarepuu, kes oli Saarepuu jah, oli ütleme, et oli, pigem oli ta vist ise uskus ka, et nagu nüüd need viimase aja see väike paremini minek on siis tänu, ütleme siis tema, ma ei tea, mingisugustele juhendamisele mingi metoodika tõttu, et nagu kahju tõesti inimesest. See on jah, korralik. Aga mis, ma ütlen, et me MK-etapid, seal on ka see võimalus, et nagu mingid koorekihti ei tule kohale vahest või? Ma ei ole nii suur suusafänn, et ma ei tea. Sest vaata, aastaringselt on neid etappe suht palju, millest siis koguneb kokku, et vaatad ka kas või ükskõik mingit sporti, et igal nagu võistlusel ei saa see 13. koht ei pruugi alati tähendada, et sa tegid mingi mega hea koha või siis pigem ei tulnud nagu mingi 40 venda kohale, ma ei tea. Aga nüüd selles suhtes, et see, kuidas Karel välja tuli sellega, oli nagu suht siuke ta nii-öelda keegi ajakirjanik küsis, et ta on kangelane, keda me ei taha selles suhtes, keda me ei vaja, aga keda ei taha, et ta julges nagu niimoodi teha, et siukse tugeva häälega kõik nagu oma see pask välja rääkida, vaata, et no just, kui nii nagu üldse saab öelda, siis
selline kõige nii-öelda kergem lahendus tema jaoks isiklikus Jaa, tegelikult on, psühholoogilises mõttes. jah, Ja minu arust absoluutselt. seda oli nii nagu värskendav kuulata ka, et kohe rääkis ära ausalt nii nagu asi oli, et ma ei tea, oleme ju kuulnud küll neid jutte, kus tullakse mingisuguste hale naljakate vabandustega, kus oled seal välismaalt kuskilt mingit toidulisandit tellinud ja ups, oli keelatud aine sees, ei teadnud, et nagu come on. Ei, see oli küll tõesti, see oli igati mõistlik tema poolt, ma arvan, ja ma isegi arvan, et ta on hetkel see, kes põhimõtteliselt võttis kogu süü on ju endale, kõik on räägitud, ta ütles, et mul on ükskõik, mis minust saab, aga ma arvan, et kui me lihtsalt vaatame nagu mingi 5-10 aastat edasi, siis ta on see vend, kes nagu kõige nagu kergemalt sellest Ma pääseb arvan ka. tänu sellele, et ta ütleski nii, et ma olen süüdi ja mul on ka ma olen õnnelik, et see kuradi Alaver ka veel alla läks täiesti, Sama. sest et kui keegi on siin nagu minu arust süüdi, siis on see nagu Alaver, sest et oletame, et kui mulle oleks otsus öelnud 2 kuud enne võistlused, et kuule, et on võimalus, kuidas sa saad parem olla, siis ma ei tea, äkki ma oleks ka teinud, vaata. Kui nii suur autoriteet, Alaver on põhimõtteliselt nagu siis kulturismis otsus, on ju. Et kui nii suur autoriteet sulle ütleb ja soovitab ise, siis sa arvad, et see on ka õige, et sa ei mõtle see, et kui sa oled nii nagu sellisele eesmärgile orienteeritud, siis sa hakkadki tegema selliseid asju. Ja see nii lihtsasti saab mingi selline autoriteetne isik nagu siin mõjutada. Et minu jaoks on täiesti lihtsalt haige vend. Minu arust veel see teema, et ütleme see Andres Veerpalu, kes siin siis teine inimene, kes vahele jäi, et see, et tema nüüd ütleme, on meedia eest täiesti nagu kadunud olnud, nagu mingisuguses nüüd avalduses ta nagu käis läbi see, et ta ei olnud mentaalselt valmis umbes, et meedia ette tulema on ju ja nii edasi, et ilmselgelt ta ei olnud mentaalselt valmis, kui ta lasi oma emale e-maili kirjutada. ei, minu arust ongi kas või nagu tulnud ka siis ikkagi sinna pressikonverentsile kohale lihtsalt, ma ei tea, ole lihtsalt vaitsel, kas või, ma ei tea, nuta lihtsalt, whatever, aga nagu see, et sa nagu üldse ei tule, tegi selle asja maal veel raskemaks ja nagu, vot Mart, temal on seda asja veel raskem maha pesta nagu. Sest et temal on nagu see, et nüüd jäädaksegi ootama, kuni ta meediat ilmub, vaata. Kui keegi pildistab teda 5 aasta pärast tänaval, siis see on ikka uudis, sest et nüüd keegi nägi teda, vaata. Et nagu vennal on nagu lihtsalt, pool hullem. Võib-olla, miks ma arvan, et miks nad nagu põgenisid, on see, et vaata, et Andreas. Andrus. Ma mõtlen isast. Andrus, ma arvan, et tal oli nii värskelt meeles see, millest ta läbi käis ise, vaata, inimesena. Et ta tahtis oma poeg äkki säästa sellest. Et ta nagu teadis, et nagu siuke shitstorm tuleb, et nagu nii keegi unustab ära selle 2 kuu pärast, et lihtsalt lähen minema, vaata. Et see on võib-olla siuke loogiline seletus, et miks see oli niimoodi. Või siis võib-olla kuidagi ka, ütleme, ma ei tea, ongi võib-olla ka kuidagi perekonda või isa kaitsta, vaata. Et ilmselt oleks kohe kooritud ka isa teema uuesti lahti, et mis nagu nii kooritakse lahti, aga nagu niimoodi tema käest, vaata, kes on noor inimene võib-olla. See on nii haige, kuidas loed nagu mingi kommentaariumeid ja siis on nagu umbes mingi Maret istub diivanil ja siis tunneb, et on reedetud, nagu pole kuradi elu sees pole elu sees kuradi midagi sporti telekast vaadanud ja umbes nagu siuke, et need sportlased reetsid Eesti, mis on ma saan aru sellest seda pointi, et kui nad võistlevad Eesti eest, siis nad nagu esindavad meie riiki, on ju, ja nüüd on halb maine on igal pool, aga nagu ma ei võtaks ka, oleks päris nii nagu dramaatiline, et ma olen nii reedetud, vaata. Sest et sportlane, ta on sellepärast sportlane, et ta tahab võita, vaata. Ja see, et ta nagu sinna halvale teele läheb, seal on nagu nii vähe vaja selleks. Pluss nagu ma olen nii skeptiline, sest ma olen kindel, et seal tipus on lihtsalt ka selline sahkerdamine käib, vaata. Et umbes, et ma tahan ka teha, mida nemad teevad, vaata selles suhtes, et kui kõik teevad, siis on see ju igatepidi võrdne, vaata. Mulle meeldis Siim Kellneri see lause, mis ta vist Facebooki pani, et umbes, et täna on see päev, kus ütleme Eesti rahvas siis neelab spordimaailma selle mingi punase pilli alla siis. Et see on nagu... tegelikult ju kõik need Šmigunid ja Veerpalud, kes jällegi olin, et nagu ma ei tea, avastati siis positiivne proov, on ju. Kas nad mitte ei saanud üldse puhtaks tänu sellele, et mingi
protseduuriline mingi apsakas oli seal, mis mingi hunni kohta ma ei mäleta. sest Veerpaluga oli küll. sest et see oli reaalselt, et ta ju põhimõtteliselt pani kemmi, ma ei tea, mis ta tegi siis, kas mingid kasvuhormoon oli seal vist mingi teemas või mida iganes, ja ühesõnaga pani kemmi, jäi vahele ja siis pääses, sest et tal oli nii hea advokaat ja keegi tegi mingi vea seal, ehk siis kuna ta nüüd tunnistas õigeks, siis see teema unustati ära ja siis see Kristjan Port ka veel rääkis sellest, et tegelikult see nagu vaikiti maha põhimõtteliselt ja nüüd noh, ma ei tea, mis sellest nüüd saab, aga kuskilt nüüd sellesama draama käigus, kas oli mingisugune Eesti mingi dopinguarst, mul tuleb mingi vene nimega mees, mul tuleb nagu nimi meelde, kes oli siis ka vist, kui see Veerpalu teema töötab oli... nüüd taksojuhina vist. jah, töötab nüüd taksojuhina ja siis ta vist oli ka oma mingis avalduses vist mingi rida sportlasi välja toonud, kellele ta siis väidetavad aineid vahendanud on, et noh, see ongi jah see, et see nagu, ütleme, Veerpalu nii-öelda noh, nagu juriidiliselt on puhas, on ju, aga noh, tegelikult aga kas kuskil ei tulnud seda välja, et Andrus Veerpalu oli teadlik sellest või? mis see sest? Et ta poeg ja nemad teevad seda või? oli teadlik, jah? oli jah. Et vist käiski vist läbi see, minu arust oli Tammjärve jutust vist oli kah, et oligi, et see, mis see arst oli, Schmidt või keegi, see tema, siis noh, Tammjärv, siis Andreas ja siis Andrus ja siis Alaver. Siis, mulle meeldis Alaveri see avaldus, et umbes tema andis kontakti, aga tema ei soovitanud nagu seda drooge panema umbes, et see on nagu Peeter Oja kirjutas oma Facebooki staatusesse, et umbes et mina andsin litsi numbri, aga mina ei soovitanud neil seksida midagi sellist. see on ikka nüüd mõtledki, see on siuke süüdlase otsimine käib ja on ikka kõik taandub sellele, et sportlane ongi, tema elu ongi see, et ta tahab nagu olla nii hea sportlane, kui ta saab, on ju, ja ongi siis tema ümber on lihtsalt nagu ussitab kõik, et keegi nagu suunab kuskile nagu see, eriti nad mõlemad on ju mingi 20, mingi 3-4 või? Kes? Nad nagu vanuselt. Veerpalu on 24 ja siis Tammjärv on 29 hoopis. Okei. Et ma nüüd ei tea, kui pikk, ütleme, suusataja karjäär on, aga mingi 35 äkki või 33? Vaata mingid laskesuusataja pani ju mingi 40-selt veel mingeid põhikohti ja need olid mingid masinad ka, nii et aga jah, eks spordis on ikka 35 on juba ikkagi selline, et väga raske, kui sa pole just nagu mingi ülimalt kogenud või andekas, siis väga raske on nagu mingi 25-aastasega võistelda, vaata. Aga jah, korralik. Üks hea see video on ka sellest, ma vaatan ka siit. Jaa, ühesõnaga kokku vist võeti siis 5 sportlast vist vahele, oli 2 eestlast ja kas 3 austerlast või, ja ühesõnaga netis on siis selline video, kus üks Austria siis nendest atleetidest siis võeti vahele just täpselt sel hetkel, kui ta siis seda verevahetust tegi, et ütleme jah, see on mingi see on nagu kõige halvem asi, mis saab juhtuda. Vähemalt ta ei võta seda verekotti ära, nii et verd hakkab pritsima ja mingi... no siis ta ilmselt oleks nagu oleks ta läinud ta võtab, et ta on mingi, et ma ei tea, teeme lõpuni ära vaata, see on midagi kasu, vaata. Peab seal uurimise ajal kohe vastu. Aga mis see veredoping siis teeb? Ühesõnaga loogika on siis see, et see veri, mis sult välja võetakse, see on siis nii-öelda viljakam veri või, et seal on kõik see hapnik ja kõik see aitab su võimekusele kaasa siis või? Jah, ma olen aru saanud niimoodi, jah. Suures plaanis nii-öelda, bro science plaanis. Jah. see on see võimekas veri. See ühesõnaga Eesti suusatamine on nüüd ilma rahata ka põhimõtteliselt. Jah, et need kõik hüppasid alt ära, kõik Merkod, Elked, mis seal veel olid, ridamisi oli neid sponsorid ikka, et Silber auto või? no see oli sellel Alaveril jah, ma ei tea, kas teistel nendel oli ka peab oma S-klassi võtmed ära andma. Korralik. No mind jälle see paneb ka veits nagu mõtisklema, et 2 inimest siis failisid ja kõigilt võetakse raha ära või?
nagu tervelt suusatamiselt nagu, siis tekib küsimus, kas need firmad üldse nagu tegid seda maine mingi turundusliku aspekti pärast, noh muidugi seda tehakse sellepärast ka, aga nagu kui sa suusatamist toetad, siis sa võiksid nagu vähemalt tõmmata 2 veena kraanid kinni ja siis teisi ikka toodata, ma arvan, et nad saavad nagu rahva silmis ka palju paremat nagu promo endale. Et mina, kui ma näiteks oleksin hirmus jalgpallifänn ja kellegi ümber on mingi skandaal, ma ei tea, mis jalgpallis võib olla, mingid rassistlikud, mingid väljaütlemised võib olla Eestis, ma ei tea. Et siis ma ei teeks küll niimoodi, et tõmbaksin umbes kõigil kraane kinni. Tervelt klubilt on ja, et ma ikkagi mõistaksin hukka nagu mingi 2 inimest, on ju, ja siis ikkagi, sest et mingit järelkasvu on ikkagi ju nii või naa, et tegelikult hetkel ma loodan, et lihtsalt see rahasummad ja need ei ole nii suured, et leitakse kuskilt mujalt nagu need vahendid, vaata. Et see on päris halb, kui nagu mingi 300 000 on lihtsalt kadunud ja nüüd ei saa nagu mingi rohkem suusatajaid nagu oma asju teha. Ma ei oska see Tammjärv mitte seal pressikonverentsil ei maininud ka, et kui vist uuriti, et kust see nagu raha siis selle dopingu jaoks tuli, siis ta mainis, et oligi enda raha või siis nagu sponsorrahad. Seda oleks küll halb kuulda, et annad oma ettevõtte kasumist mingi 150 000 aastas ära ja siis vend käis kuskil Berliinis mingit verd süstima samal välja. Ja kui see mingis Saksamaa väljaandes käis see läbi, et dopingu kuur aastane oli 5000 eurot. No 5000 euri pluss siis ta pidi ilmselt lendama sinna 3-4 korda aastas, on ju. Midagi sellist, noh. Et ma arvan, et see ikkagi suures plaanis läks ikkagi seal 5-numbriliseks, ma arvan, aastas. Üks huvitav on näha, kuidas see protsess nüüd edasi läheb, et millised on näiteks karistused? No see on päris kindel, et nende karistus on eluaegne selles suhtes, et suusatamisest vist enam nagu midagi välja ei tule, et trummis... No selles mõttes ma arvan, et nad võib-olla saavad mingi aastase, mingi ma ei tea, alla 5-aastase või 3-aastase keelu, aga lihtsalt nagu tegelikkuses see karjäär on nagu läbi. Ma arvan niimoodi, et ma ei usu, et kohe niimoodi eluaegne väänatakse. Vaata, inimesed tegelikult, kes sinna teele lähevad, võib-olla see on selline jälle klaas pool täis mõtlemine, aga kui sa teed midagi sellist, siis äkki ongi parem, kui sa ei tee seda sporti. Selles suhtes, et ilmselgelt on mingi ebatervislik suhe selle spordiga, mis paneb sind seda tegema ja võib-olla, kui sa nüüd, see oligi selline elu paneb ise asjad paika, vaata, et võib-olla ongi parem, kui nad nagu saavad nüüd oma elus muide, see on ka muidugi, nad tahavad nüüd 2 aasta pärast tööle minna, vaata, keegi CV-s vaatab, et ohoo, et ma ei tea, kuidas neil sellega šansid on, aga jah, igast päris arvasti. Ja ma selles mõttes olen suga väga nõus, et ma arvan, et jah, nende parim see, ütleme siis, edasine käik on jah, pigem mingi, ma ei tea, muu spordiala või ma ei tea, treenerina või bioloogiat läheks näiteks õppima ülikooli ja midagi sellist, vaata. Saad oma need praktika kasutusse panna kohe. Me ju just kuskile, vaata, antidopingu liitu tööle hoopis. Ja näiteks, jah. Ühiskondlik töö. Aga tegelikult see ongi nagu see, vaata, oli mingi film, vaata, sellest, kus DiCaprio mängis, oli see üldsis raha, vaata. Ja siis kui kinni läks, istus aja ära ja siis läks mingi põhispetsialistiks sinna, vaata. Et alati need vennad, kes vaata panevad, nad teavad kõige paremini asjadest, vaata. Et sellist head kogemust sinna saada. Aga see on ka veel huvitav, et vaata mingi Austria ja Skandinaavia riigid võtavad niimoodi selle dopingu nagu täiesti kriminaalseks, vaata. Sest et tegemist oli ju, nagu ma saan aru, et seal ei ole ühtegi mingit lisainet. Ilmselt midagi võib-olla on seal, aga tegelikult tegemist on vere väljavõtmisega ja juurdepanemisega. Nagu ma võin siin kodus ka seda teha, kui ma tahan ja tegelikult ma ei tegele mingite ainetega, mitte midagi sellist, vaata. Ja saan aru, et see tegevus ise on kriminaalne spordis petta, aga mingid steroididega või mingite ainetega siin ju vist ei, midagi sellist ei liigu, vaata. Et see on lihtsalt huvitav, kui jõhkraks on keeratud, et näiteks Rootsis on ju niimoodi, et keegi näeb jõusaalis suurt venda, siis ta põhimõtteliselt võib talle politsei kutsuda ja vend viiakse politseisse. Ja ma olen kas Taani olnud? Taani või minu arust on Rootsis on sama teema. Sest ma olen vaadanud vist mingisugust lühidokumentaali sellest, kus oli ka vist, räägiti justkui sellest ja nagu... Sest et ma ise arvan, et see on üks põhjus ka, miks
no ma muidugi ei tea, vaata, aga suht paljud Skandinaavia sportlased, eriti Rootsis, ma tean mingit 5 venda, kes on nagu läinud Araabia Ühendriikidesse elama. Esiteks, seal on nagu selline kulturismiks on hea keskkond, on ju, ja ma arvan, et see on ka see, et kui sa näed nagu Rootsis mingit 120 kilost venda saalis, vaata maikaga, siis sa põhimõtteliselt peadki treenima pusaga, et sa ei julge näidata ennast, keegi kutsub mendi mulle keset trenni, nagu täiesti haige minu jaoks. Et võib-olla ma olen lihtsalt liiga liberaalne seoses selle dopingu teema, kuna nagu ma tean, kuidas see on kulturismis asi ja siis mind eriti huvita see, et minu jaoks on see nagu nii tavaline näha, et keegi teeb midagi ja kus, aga see on ikka haige, kui keegi kutsub sulle politsei, sellepärast see on liiga suur ja siis on lihtsalt nagu ja see on ka ebareaalne. kuidagi vale. Vot. Oota, mul oli tegelikult üks filmi soovitus, aga mul oli selle filmi nimi praegu meelde. Tõde ja õigus või? Ei olnud. Minge seda ka vaatama. Käisid vaatamas? Ma käisin vaatamas, jah. Ma käisin eile õhtul ka vaatamas. Meeldis? Ja sitaks, see on, ma ei tea, kas üldse Eesti filmi olen paremat näinud, see oli lihtsalt mega. Just selline irooniline see filmi nimi praegu siia dopingu saates. See oli mulle jõhkralt meeldis, me käisime vaatamas seda ja siis kõndisime sealt välja ja siis minu selja taga lihtsalt mingi vend räägib, et kuradi täiesti mõttetu film raisk, ma ei saa aru, miks kõik nii vaimustus sellest on ja täielik pask, vaata. Ja siis ma tavaliselt mind ei huvita, vaata. Siis ma lihtsalt kõndisin ja siis ma nagu vaatasin, kes see rääkis seda. Ja siis see vend oli nagu selline, kes nagu tead, nagu see habeme stiil, et sa paned peldiku rulli ümber suu ja siis raseerid või. Nagu see nagu siuke vend, kelle lemmikfilm on Klassi kokkutulek ja nagu siuke, kes pole elust ühtegi raamatut lugenud. No lihtsalt võib-olla ei saanud aru, okei, anname andeks, nagu kohutav lihtsalt. See oli selline, jah, nagu film, mis sa vaatasid ära ja minu arust järgmised tund aega mõtisklesid natuke nagu niimoodi. See on nii lihtsalt selline, see raamat on ka, mul raamat juba mitu korda on loetud ja meeldib ja see on ikka nice, soovitan kõigil minna vaatama. Et see nii-öelda režissööri töö ka, et see on ikka ülihästi kokku pandud. Ja mul jätkuvalt ei tule see nimi meelde. Mitte film või? Jah, dopingufilm. See on Ikarus. Ikarus, ühesõnaga läheb väga hästi selle dopinguskandaali ja ütleme spordi selle punase tabletiga kokku, et mäletan nüüd, kelle poolt tehti. See oli Netflix. Ühesõnaga, Netflix leiab selle filmi Ikarus räägib siis, paljastab siis, ütleme, profi jalgratturit, ütleme siis sellise karmi reaalsuse. No, mõtleme ma see Ikarus filmi, ma vaatasin seda, aga mul nagu ta läks nagu veits ükseks märuliks kätte lõpus, vaat see oli nagu nii mitu usutav, et see oli nagu selles suhtes, et ma usun, et see oli kõik nagu okei, aga ta oli nagu läks mängufilmiks kätte, et see mingi põgenemine seal lõpus ja nii edasi, vaata. Okei, ja mul endal oli veits, ka veits nagu mõtlesin, okei, kas see on ikka päris nii või mitte, vaata. Et mingi vend oli juba mingi hitmani poolt mingi umbes seal maha löödav ja ma ei tea. Aga mul nagu hullult meeldis see film ja ma ei olnud enne seda filmi vaatamist veel, eriti lugenud ka selle kohta, mis kuidagi täiesti suvaliselt leidsin selle ja ma ei teadnud seda nagu sisu ja kuidas see nagu edasi nagu kulgeb ja see oli tõesti nagu kaasaarav ja selline väga, ütleme, valgustav film, et ma soovitan kõigile vaadata seda. Kui sa nüüd paned ennast, oletame, et sa oled tippjalgrattur, oled näiteks 18-aastane, ükskõik suusataja, jalgrattur, mida iganes, vaata, kus on nagu kus sa tead, et see on nagu see koorekiht seal on spordis, see on nagu mingi meeletu, mingi see on mingi, nad on nagu, kus ma ütlen, et kuidas sina sealt edasi läheksid, kui sa tead, et seal üleval käib selline sehkendamine ja kui sa satud õigetesse kätesse, sa tead, et sa ei jää vahele, sa oled seal kõige kõvemas tiimis ja selles suhtes, et kuidas me käitume, see, et nad nagu suurem avalikkus ei tea, kuidas see asi käib, on ju, et see paneb lihtsalt mõtlema, et mida sa ise teeksid selles olukorras, kui sa oleksid see maailma parim noor suusataja või rattur, et Ega inimesed ei oskagi nagu panna nagu sinna jalgadesse ennast, et see on nagu, ma ei usu, et sa oled nii nagu omas maailmas, sul nagu sul on ainult üks eesmärk ja siis sulle antakse see võimaldus, siis ütleme
saavutada oma see elu meesmärki, siis on see küsimus, et kas sa võtad selle riski. Ma arvan, et see, kes on see EOK president, see Sõõrumaa, ma arvan, Sõõrumaa mõtles oma selle läbikukkunud väljaütlemisega täpselt sama asja, et kui sa oled kogu aeg seal maailmas sees, vaata, siis sa nagu, sul ei ole seda kainet nagu teist vaatenurka, vaata, et see on ka suht tähtis, ma arvan, et jah, natukene sealt vahepealt seal oma spordimaailmast natuke kui sa korragi sealt välja saad, siis saad jälle nagu teise pilguga oma asju vaadata, vaata. Aga ja ütleme jah, see sõnavõtt oli üsna ebaõnnestunud, aga päris palju on teda materdatud ka, aga mulle Sõõrumaa meeldib täiega. Mulle pigem mulle ka, no eks tal on jah omad nagu sellised veidrused, aga mulle pigem meeldib ka. Nii, aga mis sa, ma ei tea, meil on siin 2 kuud on vaikust olnud, mis mulle enda õigustuseks öelda on? Ei, mis õigustuseks, mis toimunud on? On mingeid suuri elumuutuseid olnud? Elumuutusi? Mul on koer nüüd. Mul on koer. On raske? Ei ole, meeldib. Okay. Kuidagi, eks natukene tuli elu nagu selles suhtes igapäevaelu natukene natuke väikseid muudatusi teha, aga ei, mulle meeldib ja kuidagi sa käid õues või tüdruk käib õues? Koos? Nii ja naa on, ütleme õhtuti käime koos, hommikuti rohkem olen mina käinud ja peale tööd, kuna ma töötan eluaha juures, siis nagu ma käin keset päeva ka, aga see on, ma ei tea, mulle hullult meeldib tegelikult, paljud on küsinud, et kuidas sa viitsid hommikul käia, ma ei tea, mulle hullult meeldib kuidagi, mul on see, et ma nagu ärkan nagu ülesse, esimese asjana ongi paned riided selga, lähed kohe välja ja nagu tuled sealt tagasi. Mis kell sa käid umbes? 6:40 midagi sellist. Ma käin, mul on 6:30 äratab ja ma jõuan õue mingi 6:15, aga või 7:15 6:15, seda kui lähed ajast tagasi. Ei, mul äratuse esimese liigutuse vahel ongi mingi 45 minti, et ma käin veits hiljem kui sina vist, ma käin ka iga hommik ja ma ei saa öelda, et mulle väga naudiksin seda tegevust, aga no mul on natuke see värk, et mulle hullult meeldib hommikul vara üleval olla produktiivne ja nagu see, ütleme, paneb siis selle hea alustala siis ütleme uueks eesseisvaks päevaks. See on selline, ostke minu motivatsioonipakett alt description box'ist. Võib-olla ma olen juba 2 aastat teinud seda hommikust ringi, siis ma olen nagu veitsen kassan peale, aga ei no mul midagi hullu ei ole, sest sa peab ära käima. Aga ütleme üldiselt koera elus siis selles mõttes, et vahepeal olen mõelnud seda, et kuidas ma enne ilma sain, kuidagi kodu on kohe elavam ja nagu seda selline mõnus tunne on, et väga nagu hea samm, et ja samamoodi, et me ka mõtleme, mida nagu, kui koer oleks nagu, mida me teeme. Selline tunne, Aga sul endal, mis on sul selliseid koera pole võtnud, aga ma koera ei ole võtnud, mul on üsna rutiinne olnud selles suhtes, et ma olen eluviise tervislikumaks muutnud vahepeal, et see on ainuke muutus. Üldiselt nädalavahetuseti lõbutsen vähem ja samuti ka toidulaud on vist nagu normaalsem. Et ma üritasin hakata nüüd kuskil jaanuari keskpaigast hakkasin natukene jälgima, et mida ma suhu panen ja niimoodi. Et ma läksin täitsa oma peak performance'is ära, ma kaalusin 90 kilo. 90 kilo kaalusin jah, siis kui ma hakkasin alla tulema. 9 kurat. Ma 1,70 ja 90 kilo, see on nagu veits too much, et ma tahaksin kuskile kooli lõpuks sinna kuskile 80 juurde jõuda. Aga kool saab läbi nüüd suve alguses või juuni keskel saab, kui saab, aga peaks saama tõepoolest. Okei, nice. Ja kuidas kaal praegu on? Küll mingi 3 olen vist alla tulnud, kuskil 97 juures olen praegu. Hästi. Aga
ega ei taha eriti nii lihtsalt tulla, sest et vaata, mul ei ole seda koormust nii palju, kui mul oli nagu, ma ei saa võtta nagu neid kaloraaži ja numbreid sama mõõdupuuga, nagu võtsin kuskil prepi ajal, vaata, sest et tegelikult ma jõuan, jõutrenni ja aeroobselt jõuan kuskil mingi 3-4 kord nädalas teha midagi sellist, vaata. Ja nüüd ma võtsin oma vana hobiga uuesti kätte, nii et mis see on? hakkasin uuesti BMX-iga sõitma. See on suht mul oli lihtsalt pool aastat, mul oli vajadus. Lihtsalt ma hakkasin uuesti videoid vaatama, mida ma tegin 10 aastat tagasi iga päev, vaata. Siis hakkasin, see oli mingi, kurat, tahaks uuesti. Siis mõtlesin, et lugesin just paraegu mingit raamatut ka sellest, mis rääkis nagu sellest, et nagu mingis julgusest asju teha, vaata. Siis mõtlesin, okei, davai. Siis kirjutasin sõbrale, laenisin talt rataskorra, et ma ei taha ise nagu kohe nagu nullist ratast osta, kui ma ei tea nagu, mida ma oskan nagu 10 aastat hiljem. Ilmselt see on õige see asjade kulg. No see käisin paar korda sõitma, siis sain aru, et nagu 10 aastat on küll, aga lihasmälu on ikka mingi ja sain enam-vähem nagu 90% sellest, mis ma 10 aastat tagasi oskasin selle rattaga teha ja siis oskan ka nüüd teha. Sa oled mulle mingeid videosi saatnud ja minu arust tuli küll hästi välja, et minu need BMX-i teadmised piirduvad küll Matt Hoffman BMX-iga, aga nagu midagi ma aru saad sealt. Ei no, huvitav sellest, see on ka nagu selline, mul oli lihtsalt vaja sellist lõbusat hobi, mida mulle väga meeldib teha, sest et minu jaoks on nagu selline jõusaalis käimine saanud pigem selleks, et ma teen seda sellepärast, et see on nagu päeva osa sul. See on mitte osa, aga see on lihtsalt see, et ma ei tohi seda mitte teha, sest et mida ma olen siis viimased 6-7 aastat teinud, et mul ei ole mingit mõtet seda ära nullida, vaata, et ma pigem hoian seda, kus ma olen praegu, 3-4 korda nädalas jõusaali tegemist on selleks piisav, aga ma ei taha ka rohkem teha. Et see ei ole, ma ei lähe nagu jõusaali, et nii mõnus on, vaata. Et ma pigem nagu lähen siukse neutraalselt, teen oma asjad seal ära, lähen koju, eriti kellega saalis ei räägi, sisse välja, vaata. Aga tahtsin ka, mul oli vaja nagu sellist hobi, mis on nagu, mida mulle jõhkralt meeldib teha, vaata. See, mida sa nagu vabal ajal ka vahid, vaata, telefonist nii lahe vaadata. Ta on vist selline nii-öelda põgenemine, ütleme, argipäeva rutiinist. Ja seda kindlasti, ja pluss ta on nagu selline fun asi, vaata, et ma kunagi nooremana sõitsin rulaga ka, vaata, et see on nagu ka sarnased asjad, et sul ei ole mingit kohustust, sa lihtsalt teed, sa ei võistle kellega, sa lihtsalt nagu, see on siuke fun, vaata. Et praegu on küll, see on suht lahe, et lumi hakkab ära sulema ja tuju läheb aina paremaks ja siis kui see on nagu rattahobi on ka tagasi, et siis on päris nagu annab elule nagu seda rõõmu juurde. Nice. Loodame lihtsalt, et saali aega ei vähene nüüd. 3-4 korda saame ikka saaliga tehtud ja... No ja kes teab, äkki satume ka kunagi korssaali, et sa küll vahetsid ju spordiklubi, aga... Ma vahetasin ja ma läksin 24/7 fitnessi. Et ma olen ise suht rahul. Aga seal saalis käib mingi skiso. Tohoh. Jah. Et ma ei tea, vahest on lihtsalt see, et nagu sind hakkad nagu mingid aspektid segama või sind, kui sa muutud liiga jutukaks saalis, siis on see, et sa pead lihtsalt saali vahetama. See on nii tuttav teema mulle. Ma üritan saalis käia niimoodi, et ma ei räägi kellegiga ja ma ei, selles suhtes ärge mõistke mind valesti, et ma ikkagi, mulle meeldivad inimesed selles suhtes, et lihtsalt ma tahan nagu sealt võimalik kiiresti saalist ära saada. Et siis lihtsalt ma ei taha nagu koguda omale sellist, kuidas ütlen, ma ei taha nagu veeta oma trenni lihtsalt nagu rääkides ja mingi... Ja, et see nagu põhiline eesmärk, miks sa sinna saali lähed, on ikkagist oma töö ja trenn ära teha, et... paar tutvat nägu on ikka, kelle nagu tšau öelda, aga nagu seal ongi üks vend on mingi, mäletan, minu esimene kokkupuude selle vennaga oli 6 aastat tagasi Solarise MyFitnessi riietusruumis, kui ta tahtis mulle seda mis see on, see Herbalife või? Herbalife tahtis mulle seal maha müüa. No see on alati hea ja siis tema see skisofreenia on ilmselt nagu veits arenenud niimoodi, et ta nagu teeb mingeid stuudio laguneb, et ta teeb mingeid kiristada räppi või? Okei, räägi edasi. Et ta teeb mingeid veidraid liigutusi ja seal naerab oma ette ja süke tunne, et ta mingi hetk tuleb minuga rääkima, aga siis ma ütlen, mul on juba mingi see plaan B valmis, et ma ütlen, ma olen Kurt.
et ma üritan kurti mängida siis, kui ta tuleb minu juurde. Mul on siuke tunne, et see vend ikka, ma ütlen, ma olen kurt, aga see vend ikka lihtsalt räägib. mind alati on häirinud see, kui ütleme noh, ongi saalis jutu rääkimine nagu noh, on nagu okei, aga mind on alati häirinud see, kui inimesed nagu ei oska juttu niimoodi õigel ajal lõpetada. Minu jaoks on täiesti okei see, et kui ütleme, ma seeria vahel vahetan mõned laused on ja siis kui mul on oma seeria aeg, siis ma lihtsalt lähen ja siis siis ei ole see, et ma jätsin ta nüüd maha umbes, et disrespektin teda, vaid see ongi, et me mõlemad tulime siia ikkagi trenni tegema ja nagu pärast seeria lõppu siis räägime uuesti ja nagu see on nagu okei, aga mõni inimene lihtsalt ongi, ta jääb sul 5 minutiks juttu rääkima ja siis mul on juba poole, ütleme, vestluse peale on juba peas mõtted, et okei, mul nüüd trenn kannatab, kuidas ma nüüd selle mis hetkel ma nüüd ütlen, et sa tunned ära nagu omasugused, vaata. Täpselt, et sa tead, et see vend ka tuleb, ütleb sulle tšau ja tema on ka siin sama eesmärgiga, mis sina. Ja, see on selline mõnus nagu selline suhe, vaata. Et aga paraku on inimesi, kes nagu ei nagu jah. Aga see üldiselt saalist rääkides, siis ma käisin ju väga pikka aega Kristiine MyFitis, et ikkagi nagu kuna jõusaal on ka ikkagi nii üsna üksluine tegevus, et okei, sa võid oma seal kava muuta, mida iganes, tegelikult sa ikkagi teed nagu iga päev sama asja, vaata. Et ma lihtsalt vajasin jällegi sellist keskkonnavahetust üle paari aasta, et see Hipodroomis uus saal, mis 24/7 tegi, et see on üli nice ja see süsteem mulle ka meeldib, ma vaatan näitan kaarti, lähen sisse ja välja, et mul lihtsalt see protsess on üsna mugav. Ma ise ei ole selle siiamaani sinna saali jõudnud, aga läbi 2 korruse mõnus avar saal. Jälle probleem on lihtsalt see, et mingi tipptunnid on seal ka niimoodi. On seal nagu juba niimoodi, saal on tipptunnil ikka täis või? See on niimoodi, et sul on ainult mingi 1 tund päevas, kus on nagu ebameeldiv, aga siis ülejäänud sellel ajal on nagu täiesti tühi, et sa lähed mingi laupäeva hommikul ja oled mingi 3 saalis, et selles suhtes on mõnus. Aga jah, ei, masinad on ka head ja mulle just meeldivad need Jim Leco masinad, et need on mulle alati meeldinud tegelikult. See on närvi, et see kukub ka. Olgulast stuudio laguneb, ma ei saa keskenduda. Et jah, ühesõnaga üli nice saal, soovitan kõigile minna või ärge minge õigemini, et saali tühjana hästi odav on ka, mulle see meeldib. 90 € sain 6 kuud aasta alguses. Nice. Korralik. Mul on nüüd tööga seoses on veel natuke soodsam MyFitness, kui ta varem oli, et nüüd on nagu varem üks põhjuseid, miks ma võib-olla ka mingi vahe kaalusin siis saali vahetamist oligi see, ütleme, kuumakse, aga nüüd natukene sai seda madalamaks, et nüüd on nagu asi natuke parem, aga no vaata, MyFitis on ilmselt see, miks nad küsivad sellist hinda, on ju see, et neil on halduskulud seal palju suuremad, on ju. Aga ma ei ütleks, et nüüd see saal 24/7, et kuna seal pole ühtegi inimest tööl, koristajad käivad vist seal, ma ei tea, kas nad käivad hommikuti või siis nädalavahetuseti, ma ütleks, et see on nagu väga must oleks või midagi sellist, et ma arvan, et sellise minimaalse halduseelarvega saab väga hästi nagu saali korras hoida ja nii edasi, et MyFit on lihtsalt, neil on nimi, neil on nii palju saale, neil on siuke infrastruktuur, et nad saavad küsida, vaata. Et selles suhtes jah. Ikka, ma arvan, et selle aasta ma lõpetan tugevalt ainult 24/7 seal fitnessis. Vot. Kaua ma siin 5 minti on rääkinud? Ainult 45 või? Kõjad. Mis siis veel? Ma ei teagi. Mõtleme, kas meie elus on veel midagi huvitavat, millest rääkida või? Ma teen ka saalidasi veel. Jätkuvalt. Et mul tegelikult aasta alguses ma läksin minikatile. Mul oli eesmärgiks, et ma siis veebruari keskpaigaks tähendab aasta alguses kuni veebruari keskpaigal olen siis minikatil ja kus mul siis, mina ei tea, kas võtsin, ütleme, sellise agressiivsema defitsiidi, kui ma muidu võib-olla pikema kati jooksul oleks teinud ja lükkasin kohe kardioga mängu ja eesmärk oli siis natuke, kuna mul oli kaal oli ka vist juba 85, mis on nagu hakkas niimoodi pildile hakkas juba
hakkas niimoodi mõjuma, et oli seda pehmeid kohti oli nagu rohkem, onju. Et siis eesmärk oli siis natukene kärpida, et siis nagu pärast minikati lõppu siis uuesti hagu anda ja nagu noh, kaalu siis üle 85 lükata. Et siis jah, sai mõned kilod koomale tõmmata. Palju seda tõmbasid koomale? Mul oli see, et mul lõpp läks pekki, sest ma jäin haigeks ja siis siis nagu läks asi natuke nagu kehvasti, aga mis ma praegu olen 82, eks siis ütleme 3 kilo tipphetkel oli seal vist oli meeldeks, 4 kilo tõmbas alla, et pilt läks palju paremaks ja nagu see oli mu esimene, ütleme selline minikati kogemus ka, et ma varem ei ole seda nagu seda lähenemist nagu proovinud, et meeldis ja nüüd viskasin uuesti kalorid põhja ja nagu katsun nüüd vaikselt tugevamaks saada, et ma katsun ka niimoodi, et teha omal seda trenni natuke huvitavaks, teha mingisuguseid pisieesmärke, et midagi oleks alati taga ajada, et praegu ma võtsin eesmärgiks, et tahaks 50 antitega jälle surumist teha, et kunagi ma suutsin seda, praegu kui ma olin nagu väiksem ja vorm oli kehvem tegelikult, aga nüüd praegu ma ei suuda seda enam ja nüüd ma tahan nagu uuesti nagu selle 50 juurde tagasi jõuda. Sellised mingid pisiasjad ja see võib öelda, et läks. Ma olengi rahul nüüd, et sa võid öelda siis, et sa oled ikka seda minikati usku või, kuigi meie suur iidol AJ Morris on vastupidisel arvamusel. Kusjuures on küll jah, ei, ta minu arust ta ei ole minikati vastu minu arust. Ikka suht on jah? Kas minu arust ise oli ka minikatil jah? Oli jah? Ta minu arust on selle vastu, et sa teed pidevalt neid või? Ei, minu arust on selle vastu, et ütleme sa kati lõpus hakkad siis reverse ima, vaata, minu arust tema mõte on see, et sa nagu viskad kalorid kohe uuesti ülesse. Mina seda minikatist ei tea. Mina arust tema ka neid minikatti ei poolda eriti, et nii-öelda seda anapoolset perioodi maksimaalselt ära kasutada, vaata, et lihtsalt, et jah. Aga jah, ma ei tea. Ma isegi ma ei tea, mis arvan. Võib-olla see oli natuke selline mentaalne koht ka mulle, et alati näen, et veits nagu dünaamikat tekitada oma sinna igapäevasesse sellisesse. Ja tegelikult see, ütleme, mul see dieedil olemine või see tuleb nagu selles suhtes nagu hästi välja ka või selles mõttes ta nagu sa oled hea dieeditaja. No ütleme, mitte võistlusdieetaja. Seda kogemust mul ei ole, aga ütleme, et niimoodi paar kilo alla tõmmata, et see ei ole minu jaoks nagu raske, pigem ma nagu naudin seda protsessi. Okay. Nüüd valimus oled ära käinud või? Jaa, sul? Ei ole veel. Ei ole? Lähed sa ise täna kohale? Jah, mul oli see, et ma olen 2 aastat juba siin elanud, aga ma alles eesti.es muutsin paar nädalat tagasi ära. Nüüd kus see jaoskond sul on? Kristiine keskus vist või? Nice. Mul on ikka Lasnamäel. Ja, sa ei ole muutnud. Ja ma tegin e-hääletuse. No ma lihtsalt, point oli ka selles, et ma ei tahtnud nagu Nõmme piirkonnas siis valida. Et sellepärast muutsin ära, et nagu selle piirkonna eest valida. Ja kui saladus ei ole, siis kellele hääl läks? Või hääl läheb õigemini? Kuradi, ma ei tea, kas ma tahan seda välja öelda. Aga sa võid öelda? Ma arvan küll, jah. No. Mina hääletasin Reformi poolt. Okei, ma hääletan Keskerakonna poolt. Vaat. Jah, siinkohal. Ei, tegelikult ei ole mitte midagi. Aga jah, ma ei tea, kas nendel teemadel vist meil ei ole praegu mõtet rääkida. Ma arvan, see on sinna, kuhu me nagu süvitsi sisse ei lähe. Ei, ma mõtlesin sellel teemal, et millal uus video tuleb. Kuule, seda ma ei tea, jah. Ma arvan, et miks ei ole nagu mingeid videoid tulnud, on ka see, et ikkagi on aastaid nagu neid videoid tehtud ja sellist trennivlooge nagu neid nagu ei ole väga apetiitsed nii meile kui ka ma arvan meie vaatajatel selles suhtes. Et ma ise ei näe hetkel ennast kaameraga trenni minemas. Mul isegi ei ole see minu nagu probleem, on see, et tuleks jah leida, ütleme, selline väljund või selline sisu, mis siis nagu, oleks ka, kui see on nagu meile endale nagu selline atraktiivne, siis see on ka vaatajatele atraktiivne ja praegu nagu
ei ole sellist, et minu jaoks ka, ütleme, sellised trennivlogid või sellised vlogid valla, et ma ei tea, mis mu trennikotis on ju, see nagu noh, ei tõmba vaata, et eks me vaikselt katsume seda key'd siis leida. No ja asja tuum on jah see, et enne kõike asi peab meile endale huvi pakkuma, kui see peab teile huvi pakkuma. No selles suhtes, et me üritame ka teile huvi pakkuda, aga me peame ise huvituma sellest kõigepealt. Et jutu võib kokku võtta selle, et me oleme olemas, aga jah, võib-olla sisu hüppan kiiresti, mul tuli meelde, et sa käid autokoolis. Jaa. See on ka uudis ju. Jaa, see on ka mul, ütleme, on seda autokooli edasi lükatud küll ja, aga jah, ma just eelmine nädal käisin nüüd viimasel, ja käisin teises sõidutunnis. Nii et nüüd ma olen ja oled platsi pealt linnas oled? Nüüd ma olen linnas, nüüd ma olen in the business. Aga mul on praegu hea, see soon on sees ja nagu nüüd seekord ma plaanin ka lõpuni. Kus sa sõidad, kas sa sõidad kuskil Mustamäe kandis või? No ma ei ole veel linnasõite teinud. Mul on teen e-õpet seal autosõidus ja neil on platsitunnid on seal Männikul, et ma pidin Männikule minema. Ja trip on sinna Männikule. Tegelikult mul nagu 32 või 33-ga buss viib ilusti sinna kohale ja sul on seal nii, et sul nagu see sõiduõpetaja tuleb sinna bussipeatusesse vastu ja viib su sinna rajale, vaata, et selles mõttes on nagu chill, aga ta on ikkagi kaugemal, et ma vaatasin juba siin linnasõite ka, et nad algaksid siin kuskil Kristiines või siin nagu kandis, et aga jah, no ütleme, mu eesmärk on nüüd võiduka lõpuni minna ja ütleme, väga hea oleks, kui ma nüüd suveks saaks laadkata. Autorahad ka juba säästud või? Ei, sellest me ei räägi. Sellest me ei räägi. Kõigepealt teeme load ära ja paber on olemas, siis vaatame edasi. Teeme trenni ja teeme sõite ja vaatame, mis saab. Mõistlik lähenemine. Aga jah, ma arvan, et täna oleme rääkinud nii valimistest, sõidukoolist, dopingust, et kõik head teemad on kaetud, et teeme lühidalt ja juba ja järgmise korrani. Et eks näeme kuskil 3 kuu pärast. Jah, aitäh vaatamast, aitäh kuulamast, olge mõnusad, tehke trenni ja sööge kala. Ciao. Siin on The Aesthetic Project.